Praegu seisame siis 7-aastase talvenahaliku istiku juures, see on puu juures. Nüüd vaatame võralõikuse puhul, millised oksad võtta välja, millised jätta. Kõigepealt lõikame ära need oksad, mis kasvavad võra sisse või siis on liiga madalad. Nüüd lõikame ära siis oksad, mis on kasvanud risti teistega või siis varjavad. Nii. Ja kui selle oksaga edasi tulla, siis vaatame, mis see ülemise otsaga saab ja lõikame siit välimise kasvu peale tagasi, et puu ei oleks nii püsti see kasvuga ega kasva oksad sissepoole. Lõikame maha. Kui oks on kuni 50 cm pikk, siis tippe kärpima ei pea. Kui otsas on õiepung ja me ei taha, et see oks alla vajub koos õunaga suvel, siis võime siit tipupunga peale näpistada. Siis lõikame ära allapoole kasvavad oksad. Sellel oksal võtame siis viljapaun on olnud, vili otsas on. Lõikame siis niimoodi. No võib lõigata ka. Nii. Siit kasvab küll nüüd risti, aga kui nüüd see aasta viljad kätte saame siit, siis lõigatakse see oks siia peale maha. Ja siis ei ole hullu. Ja see oks lõigatakse üldse siit maha. Siis nad järgmine aasta enam ei ole risti, ei kattu. Siin kasvab oks teisele selga, seal lõikame siit üldse. Lõikame siia maha. Nii, jälle sama lugu. Liiga alla kasvavad oksad lõikame maha. Lõikame ta siis selle oksa peale teisele varju. Õied peal. Loodame, et saab asja. Siit võtame see viljapauna ära otsast. Oks on murdunud. Lõikame välja. Kui see oks on sellise koha peal, kus ei ole kasvusid, siis ma teen lühikeseks ta, kui vaja on. Ja jätan sama pikaks, ainult kärvin otsa. Aga kui oksi on piisavalt ja siin on loota, et see võib õiepung olla, siis lõikan ta lühemaks, et õiepungad siis hakkavad õitsema ja kui viljastad, saame saagi ja siis lõigatakse see oks välja. Aga välja lõitan ma siis, kui on oksad tihedad, kui on juba ära kaardunud, eelmise aasta viljaga alla paindunud. Siin on näha. Eelmise aasta kasv. Õunad on otsas, alla vajunud. Nüüd siia on tekkinud uued õiepungad. Et mitte seda siit välja lõigata koos saagiga, siis lõikan ta kas siiamaani tagasi külgaru peale või siis veel rohkem mõne õiepunga alla, aga siin sattus selle peale, see on päris hea. No see pung, mis alles jääb, see välimine pung, mis on praegu siin oli väljapoole kasvanud. Ma tahtsin, et okska tuleks väljapoole, siis lõikan selle välimise punga pealt. Aga kui me tahame, et see oks kasvaks sissepoole või püstisem rohkem, siis valime me, mis on puuvõra suhtes sissepoole kasvav pung. See, mõne nende vastu. Ja siis tuleb see oks püstine või päris sissepoole kasvav, et kuidas vaja on suunata oksi. Õunapuu-võrasid võib lõigata siis kas talvel, kevadel või teha suvist lõikust. Mis seda siis määrab, et üks asi on, miks teha talvel, sellepärast, et siis on ilm külm ja õhus on vähem seeneeoseid. Ja seeneeosed need, mis lähevad siis nendest lõikaavadest, suurematest taimaniirult ära paraneda, mahlad peal siin, taimemahlad, seeneeosed siia lendavad peale ja siis hakkavad paljunema. Selleks tehakse seda enne siis pungade puhkemist. Seda võib teha siis põhimõtteliselt novembrist kuni siis, täna vastan aprillini, aprilli lõpuni põhimõtteliselt. Et tehakse suvist lõikust, sellega siis lõigatakse ära kasvanud vesivõsud või rebitakse ära ja saab teha siis seda korrigeerivat liigutust, et kui me siin lõikasime oksa tipu ära, loodame, et see pung saab välja, peanurgal ei kasvanud, saame need ära rebida või lõigata siis selle oksa peale, mis on hästi välja kasvanud õiges suunas. Ja kui suvine võralõikus siis pidurtab puukasvu, siis talvine või kevadine võralõikus see siis nagu hoogustab puukasvu.